moikka! Tervise ja kaikille katsojille, suomalaisille katsojille. Täna tuleb jälle üks eestikeelne video. Ja täna on jälle üks ilus päev. Vaata, kui ilus kõik on ümberringi jälle. Sõidan jälle sinna Alutagusele, lähen kaugele koju. Ja täna tuleb jälle üks päev, kus ma näitan teile, kuidas ühe päevaga saab teha ära terve aasta tööd. Et te peate lihtsalt vaatama. Ja ma näitan, kuidas on võimalik teha ühe päevaga ära kõik aasta tööd. Aga vaata, kui ilus. Kohe tuleb nii laulujupp ka, aga tegelikult praegu mitte. Jõuame sihtkohta ja siis vaatame edasi. No näed, olen jõudnud jälle siia sellesse Edeni aia projekti, mida ma siin alustasin juba 2 nädalat tagasi või tegelikult ma alustasin ammu seda, üliammu. Aga näed, olen jälle siin. Selle istutasin ju 2 nädalat tagasi selle õunapusi ja Liivi Kulderneti. Ja täna ma tõin siis jälle kaasa siis linnast 2 õunapud ja ma ei hakka teist korda seda protsessi ei hakanud filmima üles üldse. Täpselt samamoodi tegin nagu eelmine kord, et vaadake sealt järgi, kes viitsib vaadata, kes tahab. Et pole mõtet kordama ennast hakata. Ja siia ümber panin sellised võrgud, ostsin selline loomavõrk. AB Polar toodab neid ja Kiviõli kaubahoovist ostsin, sain alennus, poisid tegid ja siis näed siin alt ei saa jänes sisse tulla ja näed, põder ei saa ülevalt peale hüpata. Siuke tugev võrk kaitseb väga hästi. Noh, noortel puudel siin ilmselt ikka on vaja neid siin ümber hoida. Ja siis mis sordid nad on, see on siin see on martsipan ja too seal on melba. Aga ma vaatan korra, see on Juhani puukoolist pärit. Just nimelt Juhani puukool, jah. Näed sa, istutada sa oled õnnelik. Aga väga huvitav, et õnnelik saab olla vast igal moel. Kas ainult istutades, aga siin on niimoodi kirjas. Täitsa kohe istutades oled õnnelik, vaata. Must-valgelt on kirjas siin niimoodi. Aga noh, jah. Minu õpetaja Einar Soone ütles, et eelkõige tuleb olla inimene. Vot see on vast kõige õnnelikkuse alus. Sealt hakkab kõik peale. Aga istutades saab ka olla kindlasti. Päris kindlasti kohe. Ja martsipan. Vaata, ma olen selline hästi konservatiivne inimene. Ma ei tunne neid teisi puusorte üldse. Ma ostsin jah, martsipani ja melbane. Ma tean, et on väga head õunad. Need on lapsepõlves saadik juba tunnen. Et neid Kasparid ja muud nimed kõik, et ma ei oska arvata neist midagi, et keegi midagi teab, kui hea see on, siis andku äkki kommentaariumis teada või midagi. Äkki on nii hea, et siis ma ostan ka. Aga pigem ma ennem siia Edeni aeda panen need vanad sordid, mida ma tunnen. Sibulat tahaks saada ja kõik need vanad. Isegi see Apu Antonovka, sellest saab väga head õunamahla teada, annab hästi head sükest mõnusat mahla. Vaata, kui kähku sai valmis nagu. 3 minutit ainult. Selline lugu, et kuna kuuse all on päris külm magada ja oleks hea, kui oleks kuivi puid võtta. Aga mul on kuivad puud peaaegu otsas, mul oleks vaja talvepuid teha endale.
ja täna on jälle siuke mõte, mul on siin üks gaasiku, mis ma jätsin kunagi alles. Siin on hästi tihedalt nad siin ja ma lihtsalt võtan need sellised väheväärtuslikumad välja, nagu sellised mitte midagi väga palju, aga noh, mingil määral langetan siin. Praegu on küll juba linnurahu, aga siin ei ole, nagu et siin linnupesasid siin ei ole. Olen siin juba läbi käinud, ei ole siin midagi. Nad selliseid puid võiksid maha võtta ikka, jah. Ja siis mõned metsakuivad siin, mis siin ligemale jäävad võib-olla ka. Vaata, kui ilus ülased on siin. Et, nagu ülaste aeg, hästi armas. Panen selle kaamera kiivri külge, siis näete ka, kuidas selle oma sõbraga töötamine käib. See Uskvarna on, temal on omad kapriisid sellised. Tükk aega on aega võtnud, et temaga nagu päris sõbraks saada, et temaga on jah sellised mõningad sellised asjad, aga kui need ära õpib, siis on ta üsna võimas tegelane. Nendest kapriisidest ma ei hakka siit detailidesse laskuma, et see on hoopis teine teema. Võib-olla kunagi teen sellest video.
Vot sellisele laulab Husqvarna 560. No vot, siin on natukene saagimist tehtud juba täna. Ja vaata. Redeli otsas on linnupesa. Mul on redelit tarvis. Redel seisis metsas peidus puunajal, aga rästas on tahtnud pesa siia ehitada. Mida ma mõtlesin üldse tänase videoga alguses, et teen ühe päevaga aasta töö valmis. Mõtlesin just sellist asja, mis siin on. Terve aasta töö on siin. Õigemini see pesapakk on juba võib-olla 5 aastat oodanud oma aega. Ja näed, ühe päevaga tegin valmis maja. Ja teine on siin, mis on vaja siia kaasa otsa tagasi panna. See kukkus kunagi alla ja see tuleb tagasi panna. Kägu kuku. Kukub kuldalindu. No vot, kus on huvitav dilemma. Meil on redeli otsas pesakast. Ja siin on see. Kas ei ole huvitav?
vot seda nimetatakse maaelu idülliks. Siin rohkem sõnu ei olegi vaja.